Mina olen Helina Reino, olen Gustav Adolfi gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja ühtlasi ka siis bioloogiaõpetajate aineühenduse juht. Ja võib-olla täna tahakski rääkida, mis on üks aineühendus. Et kui me mõtleme, siis midagi peaks ühendama õpetajaid ja selleks ongi aineühendus, kus saavad siis sarnaste ainete õpetajad koos käia üksteisega midagi seal jagada. Mina olen Pilvi Tauer ja töötan Pirita majandusgümnaasiumis geograafiaõpetajana, aga aineühenduste raames on minu juhtida siis Tallinna geograafiaõpetajad. Ja kui jätkata Elina koha pealt, siis ma ütleks, et mul on väga hea meel, et hoolimata sellest, et vahepealsed likvideerimised ja koroona, mis sisuliselt lõpetas ära aineühenduste töö järjepidevuse, on nüüd mingil määral hakanud taastuma. Nii et uusi õpetajaid tuleb ka uuesti eelnevaid õpetajaid, mis on tegelikult tore. Nii et ma loodan, et see tegevus jätkub ja meil tuleb ka neid õpetajaid kohale, kellel ei olnud veel ainugi, et selline lahe asi Tallinna linnas eksisteerib. Mina olen Katrin Soika, mina olen Gustav Adolfi gümnaasiumis keemia ja loodusõpetuse õpetaja ja nüüd olen keemia aineühenduse juht. Alustasin alles selle tegevusega, aga küsisin õpetajatelt, et kas keemia aineühendust üldse oleks vaja ja õpetajad ütlesid, et oleks küll. Sellepärast, et nemad tahavad kogukonnatunnet ja nad tahavad üksteisega kohtuda, samas tahaks uusi teadmisi ka saada. Aga nüüd täitsa tõsiselt rääkida, miks võiks siis aineühenduses ikkagi käia, siis see on selline lahe koht, kus saab üksteisega kogemusi vahetada. Eriti oluline on see võib-olla noorematele õpetajatele, et saada seda õlatunnet eakamalt, vanemalt, kogenumalt kolleegilt ja loomulikult kõik vahvad väljasõidud, kõik vahvad praktikumid, loengud, mis sellega kaasnevad ja loomulikult ka loodusainete omavahelised koostööd, et ega me siis alati üksi bioloogidena kuskile käime, kutsume ka geograafe ja keemikuid vastavalt siis teemale kaasa ja ma arvan, et kes on tulnud, kes on käinud, teab, kui lahe see kõik on. Traditsiooniliselt me saame kokku 3 korda pool aastas, vahel ka 4. Nendest vähemalt 1 ongi väljasõit, sest ega need loodusained niimoodi 4 seina vahel, nagu me täna siin oleme, tavaliselt ei ole. Ja kui on väljasõidud, siis Tallinna linn maksab ära meil nii-öelda need lektoritasud ja transpordikulud. Üsna sageli siis väljasõitudel osalemine tähendab vaid kiiret reageerimisteks ja kiirete näppude pool, sest need kohad täituvad väga kiiresti. Mina tahaksin lisada natuke vanemate õpetajate arvamusi, et kui me esimest korda keemiaõpetajatega taas kokku saime, siis mõned ütlesid, et nii hea on jälle üksteist näha, et ei pea olema ainult uus ja värske õpetaja, aga vanem õpetaja ütles, et ma saan ennast täiendada ja ma saan neid nooremaid ka näha. Ma tean, kes on nüüd keemiaõpetajad siin Tallinna linnas ja see on väga oluline. See järjepidevus ongi oluline, et kogenumad õpetajad ja siis teised, kes on vähem kogenud, et tegelikult on vaja kokku saada, sest koolis sa suhtled ju õpilastega, aga õpetajate maja kogunemistel sa suhtled endasugustega ja vahel on nii tore leida kas samu häid asju või samu negatiivseid asju, mis kindlasti mõjub ka meie vaimsele olekule positiivsemas mõttes. Millega me oleme tegelenud? No viimati näiteks vaatasime, kuidas pliiatsi teritajast võiks saada teoreetiliselt keemilist vooluallikat. Ja siis vaatasime, kuidas punase kapsa lahuse abil saab tõestada elektrolüüsi olemust. Ma arvan, et kõik õpetajad olid üsna vaimustunud. Mis see on küll? Tule meiega. Vist jah. Jah, küll keemialastest teadmistest, ma arvan, et väheks. Geograafidena me oleme püüdnud rõhku asetada sellele, et kui ainekava muutub ja õpikud sageli kohe ju koolidesse ei jõua, neid pole ju sageli olemaski, siis vähemalt õpetaja oleks kursis uuemate teemadega. Et nii näiteks siin oleme kutsunud järjest nüüd metsanduse teemat rääkima, sest põhikooli toodi uuesti Eesti metsandus sisse või tulemus on veel ka loengud näiteks Läänemere teemadel, sest on muutused ja kaasaegsed muutused kas või kliimamuutustega lähtuvalt nii metsade kui Läänemere olukorraga. Aineühendused on nagu see ilus puu, mille peal on palju ilusaid õiekesi ja iga õieke on eraldi õpetaja. Ja me ootame uusi õpetajaid ja liitumise info on õpetajate maja leheküljel.
nii et tulge meiega